Tere! Meil on kõigil hea meel, väga hea meel teie kõigi üle, kellele meie rahvakultuur korda läheb. Ja seega 9. maist ja Euroopa päevast. Me kõik ju teame, et 9. mai on meie jaoks mitme erineva tähendusega. Toona pea 80 aastat tagasi algas Eesti ja paljude teiste riikide jaoks Nõukogude okupatsioon. Pool sajandit punast terrorit, totaalset jura, tagakiusamisi, mõnitamist ja näkku sülitamist. Ajaloost aga teame suurepäraselt, et sel kuupäeval ei lõppenud veel kahjuks teine maailmasõda. Saksamaa kapitulatsiooniakti sõlmimine ei toimunud Euroopa jaoks samuti 9. kuupäeval. 9. mai ei ole ega saa kunagi olema Euroopa rahvaste jaoks pidu, mida või millist tähistab meie agressorist idanaaber või väärastunud arusaamaga nõukogudemeelne element. 9. mail peetakse mujal maailmas ju ka mitmeid pühasid. Tuvalus näiteks Nukulaila atollil on Aso-Ote-Talalei evangeeliumi püha, Gospel Day. Pilana tähistatakse ka veel kadunud Soki memoriaalpüha. Mõnel pool on emadepäev, mõnel pool peetakse erinevaid budistlikke tähtpäevi. Meie kehitame tavaliselt selliste pühade traditsiooni nähes õlgu, sest meil on ju teised pühad, teised traditsioonid teistel kuupäevadel. Ja kui nad langevadki ühele ja samale päevale kadunud sokkide pühaga, kehitame samamoodi õlgu, kuniks nad ei tule oma sokke meile nina alla hõõruma või siis gigantsete betoonpõlvikutega Toompead vallutama. See kõik ei vähenda meie õigust tähistada oma tähtpäevi nendel päevadel, mis meile korda lähevad ja põhjustel, mis meile hetkel tähtsad näivad. Nõukogude Liit on lõpetanud oma eksistentsi. Seda ei ole enam olemas. Endised okupeeritud alad ei tähista selle liidu pühasid. Meie rahva jaoks on läbi ajaloo ju ka veel mitmeid leinapäevi, millised paljusid enam keegi ei meenuta, sest nende meenutamiseks puudub rahval huvi. Huvi, mida võiks ju ühelt rahvalt loota, oma ajaloo tundmise huvi. Nõuda seda muidugi ei saa. Võib-olla meenutaks neid päevi, kui nad oleksid märgitud kuidagi kalendrisse. Selle eesmärgil ju tähtpäevad loodud ongi. Ka Euroopa päev omas mahlas on üks neist kalendrimärgetest, mis viib meie mõtted kõigile neile tahkudele. Ja nii see peabki olema. Ka Euroopa päeva kritiseerijad on siin täiesti õigel teel. Euroopa päev on võimalus proovida alustada elamata jäänud vabu aastaid selle koha pealt, kus toona katkes priius. See on võimalus vaadata naabripoistele ja tüdrukutele julged silma nendele, kellega kunagi lapsepõlves kakeldi, keda tögati, kelle aknasse löödi kättemaksuks pall, ikka mõnuga. See on ka võimalus proovida läbi saada nendega, kes loopisid sind lapsepõlves kividega või piinasid sinu kassi, rumalusest, vihast, tingituna noorusest või siis kellegi suurema poisi käsul. Kui nad nüüd on valmis aitama kõiki, kaasa arvatud sind ennast, ehitama üles paremat olevikku ja helgemat tulevikku, tunnistama kunagisi vigu, peame neid ju toetama ja julgustama, sest on saadud targemaks ja kasvatud suureks. Need aga, kellest on kasvanud kriminaalid, pätid, lõhkujad, laaverdajad, roimarid, need me saame võtta vastutusele koos naabripoiste ja tüdrukutega, kes siin Euroopas, meie Euroopas, on huvitatud parema tuleviku ees seismisest ja targaks kasvamisest. Ja just sellepärast tule sina 9. mail tasuta kontserdile Välisministeeriumi ette, sest sel kontserdil on inimesed, kes teavad, mille eest ja kuidas meie vabas Euroopas seista. Püstipäi, relvastatud õigluse ja hea tahtega. See on see, mida ma tahtsin öelda. Aitäh sulle!